et sa oled siia tulnud. Mul on rõõm sulle rääkida. Mul on nii hea meel, et te kutsusite mind, et mul on alati tore käia lastele natuke endast rääkimas ja ennast tutvustamas. Nii tore. Aga ma alustakski tegelikult sellise küsimusega, et kuidas sul läheb praegu? No praegu läheb eriti hästi, et ma olen just enne tänast ma olen andnud võib-olla 10 autogrammi ja nüüd ma andsin kuskil 200 otsa, et väga äge tunne on. Aga nii-öelda spordi poolelt, et kas sa praegu püüded millegi poole või? Jaa, kes siis teab, siis eelmisel sügisel olid olümpia ja paraolümpiamängud Pariisis. Peale seda ma päris pikalt puhkasin ja nüüd siis käib selline ettevalmistus sügisel toimuvateks maailmameistrivõistlusteks. Nii et vaikselt töö käib. Nii põnev. Olümpia juurde me tuleme veel tagasi, aga ma võib-olla alustakski siis kohe kõige algul. Kuidas sa üldse ujumise juurde jõudsid või kuidas sa leidsid selle spordiala? Ausalt öeldes mina ei leidnudki selle. Leidis selle minu ema. Kui ma sündisin, siis ta vaatas mind, et issand jumal, mida sellise lapsega küll pihta hakata. Ja siis ta leidiski, et ujumine on selline ala, mida saab igaüks teha. Ja selleks, et mina siis oleksin aktiivne ja ei jääks liikumatuks, siis ta otsustaski mind vette visata. Kohe sünnist? No, mitte päris kohe, aga jah, ma olin 2-3 nädalane siis, kui me esimest korda ujuma viidi. Wow. Aga kas sa mäletad, millal oli esimene kord, kui sa suutsid terve otsa ise ära ujuda? Ma arvan, et ma olin kuskil 6 või 7 aastane. Et enne seda ma küll käisin ujumas, aga see oli selline niisama tore vee sees sulistamine, vahva mõnus olemine. Aga kuskil 6 või 7 aastaselt ma siis hakkasin käima nii-öelda ujumistrennis. Esimesed treeningud mul nägid üldse sellised välja, et ma olin seal madalas otsas ja mu treener viskas ujumisprille minust meetri või 2 kaugusele ja siis ma pidin nagu järele hüppama. Ja ma arvan, kuskil 2 kuuga või poole aastaga umbes ma jõudsin siis nii kaugele, et tulid see basseini otsa ära. Aga esimene võistlus tuli kohe peale seda või? Oi, sinna läks päris palju aega, et ma arvan, ma olin juba mingi 4 või 5 aastat täitsa nagu trenni teinud, enne kui mind esimest korda võistlustele viidi, Eesti võistlustele. Ja esimene selline suurem pärisvõistlus oli siis 2014, ehk siis ma olin juba mingi 8 aastat äkki ujunud selleks ajaks, kui ma siis välismaale võistlema läksin esimest korda. Kuidas oli tunne olla välismaal ja võistelda? Selles suhtes oli päris äge, et ega ma niisama nagu väga reisimas ei käinud, aga siis ujumine järsku avas nagu minu jaoks uue maailma, et ma saingi välismaale minna ja näha, mis teistes riikides toimub, süüa teiste riikide toite ja näha neid vaatamisväärsusi, mida meil Eestis ei ole, eks ole, et see oli selles suhtes päris äge. Samas kõige alguses ma võib-olla ei osanud nagu aru saada, mida võistlemine tähendab, et mul need esimesed võistlused läksid ikka suhteliselt aia taha. Aga millal siis hakkas tulema niimoodi tulemust, et sa olid ise ka nagu, et vau, kes ma olen? Tead, see kõik juhtus nagu nii sujuvalt, et mida vanemaks ma sain, seda rohkem ma treenisin, aina rohkem hakkasin ka võistlustel käima, et see nagu, ma ei pannudki seda hetke tähele, kui et ma nüüd olengi suur võistleja sportlane, et see kuidagi lihtsalt juhtus, kuni siis järsku ma käisin Euroopa meistrivõistlustel ja maailmameistrivõistlustel ja proovisin olümpiale pääseda, et see juhtus kõik väga nagu mulle märkamatult. Aga mis vanusest sa umbes saad nimetada, et sa siis hakkasid profisportlaseks? Ma arvan, et kuskil 16-17 aastaselt. Et siis ma olin juba Euroopa meistrivõistlustel osalenud ja eesmärk
eesmärgiks läks siis paralümpiamängudele jõudmine ja seal tulemuste tegemine. Aga nii noorelt sa olid veel gümnaasiumis. Just. Kuidas see mõjutas võib-olla su siis nagu igapäevaelu ja gümnaasiumi eluses? No selles suhtes, et päris palju tuli kooli ajal neid võistluse reise ja laagrisse minekuid, et ma pidin ikkagi päris palju koolis pingutama, et õpetajatega ikkagi häid suhteid hoida, et kui ma ikkagi aastas 3-4 korda nädal või mitu nädalat ära olin, siis kõige parem see justkui ei olnud. No arusaadav. aga lõpetasid? Lõpetasin ilusti keskkooli ära ja sellega probleemi ei tulnud. Super. Aga milline näeb sinu kui profisportlase igapäevaelu välja? Mitu korda päevas või nädalas sa trenni teed või? See kõik oleneb hästi palju sellest, et kus me hooajas parajasti oleme. Et üldiselt trennid on ikkagi iga päev, välja arvatud pühapäeval on puhkepäev ikkagi kindlalt. Ja kui on võistlused on kohe nurga taga, siis on üldiselt trenne vähem ja trennid on lühemad. Et jällegi, kui on nagu näiteks praegune ajaperiood, et MM on alles septembris, et sinna on peaaegu pool aastat aega, et siis on need trennid ikkagi pikad ja rasked ja väsitavad. Et hästi palju muutub. Ja selleks on mul väga hea treener, kes kõik need plaanid valmistab minu jaoks. Mina ei pea õnneks väga palju mõtlema. Aga sa tead ise niimoodi järsku viskan välja, et kui palju sa oled kõige rohkem ujunud korraga? Kui pikka maad? Ühe trenniga. See kuskil sinna 5 kilomeetri kanti peab olema. Wow. Aga see on ka, ütleme, see kõige suurem ekstreemsus, et tavaliselt ma loomulikult nii palju ei uju. Okei. Korra lähen ka Tommy Cashi koostöö juurde. Kõik kindlasti siin teavad Tommy Cashi. Aga 5 aastat tagasi oli sul võimalus siis osaleda Tommy Cashi muusikavideos. Jaa. Kas te olete näinud seda? No näed, siis on kodutöö teile, lähete koju ja vaatate üle. Aga räägi, kuidas see sündis või kus selline idee või kuidas sa said seda teada või kuidas see tuli? Mul oli klassiõde või paralleelklassiõde, kelle sugulane on Tommy Cashi tuttav ja Tommy Cash oli mind siis kuskilt kas meediast või kuskilt oli näinud mind ja siis tuttavate kaudu siis pöördus mu poole, et kas ma tahaksin tema muusikavideos osaleda ja mina loomulikult olin nõus sellega kohe ja läksin ja tegin ära selle. Ja Tommy on nii äge inimene ja täiega südamlik, et see imidž võib-olla, mida ta oma videotes näitab, see päris tema ei ole. Et ta on ülitore inimene ja tegelikult ta käis ka möödunud aastal mind paralümpiamängudel vaatamas, et saime seal kokku ja ka rääkisime juttu veits, et on hea meel, et ta Eestit esindab Eurovisioonil. Nii tore, eks te saate siiamaani hästi läbi oma vahel, jah? No, ta on ikkagi nagu täielik superstar, et niimoodi, ma ei tea, Messengeri ma talle kirjutada ei saa nagu mõnele lähemale sõbrale, aga ma ütleks küll, et me saame hästi läbi, jah. Ja, aga mis oli see, kui sa esimest korda kuulsid sellisest mõttest, mis su peast läbi käis või mis su tunded olid? Mu esimene mõte oli ja. Aga öeldi sulle kohe see kontseptsioon ka, et mida sa seal tegema hakkad? Ei, mul on lihtsalt kirjutatud, et tere, et Tommy Cash tahaksin oma muusikavideosse ja ma vastasin jaa. Ei pidanud pikalt mõtlema. Ja koha peal said siis alles teada, mis sind ees ootab? Jah. Okay, aga ise oled tulemusega rahul? Ja, muidugi, see jumal äge video, laul oli ka äge, nagu ta kõik laulud mõtleks. Et see on üks ägedamaid kogemusi, mis mul elus olnud on. Nii tore. Aga võtame nüüd natukene siis võib-olla vaimse poole peale. Et kas sul on tulnud sellist hetki, kus öeldakse sulle, et tead, see on täiesti võimatu, et näiteks alustasid ujumisega, et kuule, see ei ole võimalik, et niimoodi võistlustele minna ja et sa niimoodi hakkama saad, aga sa oled näitanud inimestele vastupidist?
Eks ikka on olnud hetki ja ütleme, nii palju kui ma suudan, siis ma ikkagi need asjad teen ära, mis on vaja teha või mis ma tahan teha. Et no loomulikult tuleb olla realistlik, et noh, minu jaoks näiteks kätekõverduste tegemine on võimatu. Aga ütleme näiteks trenni poole pealt selleks, et neid lihasgruppe treenida ja et nad saaksid ka oma pingutuse, siis tuleb lihtsalt natukene niimoodi kastist väljaspoole mõelda, et kuidas ma saaksin need samad lihased näiteks aktiveerida, mis kätekõverdusel muidu kasutuses on. Aga igapäevaelus, mis on võib-olla sellised asjad, mida meie ise ei mõtle, mida näiteks sina võib-olla, noh, sa saad väga palju asju teha, ma olen näinud, aga mis on võib-olla tõesti selline asi, mida igapäevaelus sina ei saa teha, aga kõik teised siis? No kokkamine on minu jaoks suur nagu miinus, et ma saan omale singivõileiba teha, aga enam-vähem sellega see asi ka piirdub. Ja kindlasti teine suurem asi, mis mind nagu takistab, no otseselt ei takista, aga mul on raskusi sellega, on talvisel ajal riietumine. Et noh, ma ei tea, teil kõigil võtab pikkade pükste jalga tõmbamine, võtab 5 sekundit võib-olla aega, eks ole. 5 minutit või? Noh. Mul võtab ka kuskil 15 minutit, et see on ikkagi selline pikk ja aeglane protseduur. No võt 1 minut. Aga söögi tegemisel siis lähed pigem restorani või ostad valmistuitu või kuidas siis tegelema? Õnneks mul on väga tubli elukaaslane, kes teeb väga häid toite, et see roll on nagu tema kanda. Niimoodi. Saite kokku nagu puhlelik, et üks teeb ühte ja teine teist. Aga selline küsimus, et sa oled Berliinis oli MK-etapp, see on sama, mida me näeme ka filmist. Seal sa võitsid hõbemedali, 2 tükki, 1 pronksi. Midagi sellist, jah? Ja oma siis kategoorias tegid maailmarekordi. Täpselt nii. Mul jäi natukene segaseks, et kuidas need kategooriad käivad? No, vaata, kuna kõik inimesed on pisut erinevad, siis eriti tuleb see välja ka nagu paraspordis ja paraujumises. Et noh, minu puhul, eks ole, kõik näevad, et mul ühte kätt ei ole üldse, teisel pool on selline väike jupike ja üks jalg on mul ka poolik. Aga kui mul ütleme siin paremal pool oleks ka näiteks küünarnukini käsi, siis see ujumises juba teeb tohutu suure vahe sisse. Et siis paraujumises ongi niimoodi, et enne kui sa võistlema hakkad, siis vaatavad sind eksperdid üle, mõõdavad sul kõik ära, mis sul küljes on, kuidas sul liiguvad need asjad ja siis pannaksegi niimoodi nendesse klassidesse. Ja kokku ongi ujumises siis 14 klassi, 10 on siis füüsilise puudega klass, mina olen klassis 4, 3 klassi on pimedate jaoks ja 1 klass on siis nagu vaimupuudega sportlaste jaoks, et kõik võistleksid ikkagi võimalikult endasuguste inimeste vastu. Okei, aru saada, nüüd on palju lihtsam sellest kõigest aru saada. See on keeruline tegelikult ka päris paljudele sportlastele võistmiseks, et mina olen selles nii kaua lihtsalt sees olnud, et mulle on nagu see üliloogiline, aga ütleme paljud sellised, kes alles alustavad paraspordiga, siis nende jaoks on mitu aastat see segane. Aga te võistlete koos ühel rajal ja siis pärast alles hiljem kategoriseeritakse need ära või? No see oleneb võistlustest, et olümpial ja maailmameistrivõistlustel sa võistled ikkagi ainult enda klassi vastu. Et ei ole nii, et kõrval võib olla 2 käega ja ilma jalgadeta vend või kuidagi niimoodi. Aga ütleme sellised väiksemad võistlused, nagu ka see, mis te filmis näete, seal jah, võistlevad kõik koos ja tulemused võetaksegi siis vastavalt iga klassi maailmarekordile. Kui sinu aeg on näiteks, ma ei tea, kui sinu aeg on maailmarekord, siis see on 1000 punkti, kui see aeg on 1/100 aeglasem kui maailmarekord, siis see on 999 punkti ja niimoodi pannakse kõik ritta ja ma võin ujuda aeglasemalt kui kõrval olev mees, aga kuna minu aeg on maailmarekordile lähemal, siis ma saan rohkem punkte ja võin teda võita.
see on päris keeruline süsteem ikkagi. Tõesti keeruline. Aga noh, lõpuks ma jätan, et saab ikka pihta seda. Jah, kui viitsid sööda. Jah. Aga milline oli sinu esimene kõige meeldejääv võit või selline, mis sul praegu kõige rohkem meeles on? Ma arvan tegelikult, et seesama võistlus, mis te filmis näete, et see oli minu jaoks täiesti pöörane võistlus, sest et ma ujusin seal, ma arvan, äkki 7 ala, igal alal tegin tugevad isiklikud rekordid. See võistlus oli minu jaoks ka hästi positiivne sellepärast, et mul ei olnud nagu mingeid ootusi või pingeid selle võistlusega seoses, et mul oli Tokyo paralümpiamängude norm oli selleks ajaks juba täidetud. Ma läksin sinna võistlusele sisuliselt lihtsalt, et võistelda ja ilma igasuguste pingeteta, mõteteta ma läksin ja tegin igal alal oma peaaegu et elu parimad esitused. Et see võistlus oli kindlasti kõige meeldejäävam. Aga tunned, et see pingevaba ja stressivaba, et see aitab kaasa või alati ei aita kaasa või? See alati küll ei aita kaasa, et ütleme, kui sa võistlustele täiesti apaatselt lähed või noh, nii et sul on nagu 100% savi, siis ei tule sellest head tulemust. Aga kindlasti on hetki, kus võib see pinge just nagu halvasti mõjuda ja siis on hea, kui ei ole nagu seda pinget all, et see väga oleneb ajahetkest, see väga oleneb inimesest, et ei ole nagu sellist ühte õiget vastust. Aga mida tähendab sinu jaoks võit üldse? Kas see peab olema kindlalt medal või on ta midagi muud või? Sellele küsimusele ma tahaks vastata väga erinevalt, et tippsportlasena ainuke võit on kuldmedal, et ma nagu tippsportlasena südamest vihkan seda lauset, et tähtis on osavõtt, mitte võit. Aga samas, olles nagu nüüd paraspordi ja puudega inimeste spordi nagu eestkõneleja, siis ma loen ka kindlasti võiduks seda, et näiteks Eestis ja Eesti ühiskonnas oleme me tõusnud nagu teadvusele inimestele, et me ei ole enam nagu ainult mingi nurga taga nokitsejad, aga meedia tunneb huvi meist, koolid tunnevad huvi meist, et see on ka minu jaoks, ma ei tea, viimase 10 aasta suurim võit. Aga on teil mingi oma selline kommuun ka, et koos parasportlastega, et saate kokku või? No otseselt niimoodi ei ole, et meie tegevusi korraldab Eesti Paralümpiakomitee, meid saadetakse võistlustele. Noh, ütleme, kui ujujad võistlustele lähevad, siis me läheme ikkagi ühe tiimina. Aga niimoodi igapäevaselt sa ikkagi puutud kokku oma sõpradega ja oma lähikontaktidega. Aga ujumine, kas oled ka mõelnud, et oleks võinud valida mõne muu spordi või on sul kunagi tundnud, et miks ma siin ujumise juures olen, et võiks midagi muud proovida? No selle peale on ikkagi lapsepõlves väga palju südamevalu läinud, et ma ikkagi tahtsin olla jalgpallur, hea jalaga jalgpallur ei ole, kuigi hea jalgpallur nendel öelda. Loomulikult võrkpalli tahaks mängida, see ka väga hästi mul välja ei tuleks. Et ütleme, Eestis ei olnud mul nagu väga mingit suurt valikuvõimalust. Küll aga ma olen proovinud erinevatel hetkedel erinevaid alasid, et ma olen teinud kaugushüpet. See nägi välja siis niimoodi, et ma ilma jalaproteesita, ma hüppasin ühe jalaga kuni pakuni ja siis hüppasin ühe jalaga sinna liivakasti. Sellisel moel tegin kaugushüpet või sõud, mis olen teinud. Nüüd pandi ehitusrakmetega sõude ergomeetri külge ja siis ma terve kehaga rabasin seda, see oli hullult raske. Aga ma olen ikkagi nagu andnud endast parima, et saada kogeda erinevaid spordialasid ka, aga minu jaoks on ikkagi ujumine see nii-öelda ainuke valik ikkagi.
aga mis sa mõtled praegu, et kaua sul see karjäär edasi läheb, ei ole veel mõelnud, et enam ei jaksa seal vees küll olla? Ma arvan, et senikaua, kuni mul ikkagi tulemused on vastuvõetavad, kuniks ma Euroopa maailmameistrivõistlustele peale pääsen, senikaua ma ikkagi sellega tegelen. Ma ei saa öelda, et ma ei oleks kordagi mõelnud, et äkki miks ma seda ujumist teen. Ujumine on selles suhtes väga raske ala, et see on niivõrd igav. Et sa ju iga päev ujud tund, poolteist, 2 tundi ja sa lihtsalt pead vaatama seda musta joont, mis basseini põhjas on. See on niivõrd igav, et ikkagi kohe kindlasti on selliseid päevi, kus kohe üldse ei viitsi enam. Aga samas, ma olen ikkagi sellisele tasemele jõudnud, et natukene tuleb ennast ka nagu sundida ja tagant lükata, et ei saa nagu alla anda. Aga mis ongi võib-olla see, mis sulle kõige rohkem motivatsiooni annab, et edasi minna? Kindlasti suur osa on võistlustel käimine. Ma armastan võistlemist, mulle meeldib teisi võita. Ma vihkan kaotamist. Samuti ka see reisimine, mis mind alguses motiveerima hakkas, et ma ei näe, et ma mingil muul moel saaksin niimoodi maailma näha ja kogeda, et sport on õnneks mulle nagu selle andnud. Aga lähme nüüd paraolümpia juurde. Hiljuti toimus siin Pariisis 2024. Mis oli tunne? Kuidas on tunne olla seal ja esindada Eestit? See oli vägev. Tegelikult Pariis oli minu jaoks juba teised paraolümpiamängud. Ma sain ka Tokyos käia 2021. Aga Tokyo mängud olid sellised poolikud. Kes mäletab, siis toona oli koroona hästi suur teema. Publikut ei olnud. Me olime seal paraolümpia külas suhteliselt luku taga, me ei saanud linna peale minna, me ei saanud väga teiste sportlastega suhelda. See oli nagu hästi selline poolik kogemus. Ja nüüd, kui ma pool aastat tagasi Pariisis käisin, siis ma sain aru, et tegelikult paraolümpia on üliägedad kogemused ja see oli täiesti öö ja päev võrreldes Tokyo mängudega. See oli super kogemus. Aga äkki ürita meid korra viia sellesse hetkesse. Sa lähed, kõnnid sinna oma raja juurde ja oled valmis, et hüpata vette. Mis on su emotsioonid või mis sul peast läbi käib sellel hetkel? See võistlusmoment, ütleme, seal võtab ikkagi instinkt üle, et ma olen sadu tuhandeid tunde olen basseinis veetnud, valmistunud selleks võistluseks. On pingutanud trennis nii palju, et ma ei lähe sinna raja taha mõttega, et nii, nüüd ma teen nii ja siis teen naa. See kõik on mul juba nagu alateadvuses nii sisse kirjutatud, et ma lähen sinna nagu suhteliselt tühja mõttega. Ja ma vaatasin pärast ka järele enda seda võistlust ja täiesti uskumatu oli, et nii palju lärmi oli seal basseini ääres enne seda stardivilet ja nii palju mingit actionit toimus kogu aeg. Ma ei pannud seda tol hetkel tähele. Et ma olin nagu nii enda sees, ma üldse ei pannud tähele, et seal basseini ääres istus mingisugune 17 000 inimest, kes kõik karjusid kõva häälega, et ma olin, sellel hetkel olin mina ja ainult mina. Aga tunned, et on see siis pealtvaatajate toetus, et muudab see nagu suurel määral või on see väga tähtis? Ma arvan küll, et see on tähtis, et ma küll enne starti ei pannud tähele seda, samas kui ma finišisse jõudsin, siis jõudis alles kohale nagu see lärm ja proovisin oma pere üles leida sealt publiku seast, et see kõik nagu lisas tegelikult sellist positiivset elamust hästi palju.
aga noh, samas jällegi ujumine on selline ala, et kõrvad on ju vee all, et ma ei kuule vee sees olles. Et võib-olla kuskil kuival alal on nagu natuke rohkem sellest publikust ka mingit abi või tuge. Aga 7. koht, no väga hea. See on jällegi see koht, kus tippsportlasena ma ütlen, et ei, 7. koht on jama, et ainult esimene loeb. Aga jäi kripeldama, et lähed nüüd järgmisele olümpiamängudele ja võidad ära selle esimese koha? No eks ma üritan, jah. Ma arvan, iga sportlane tahab ikkagi sellest esimeseks tulla seal ja nii ka mina, aga noh, nüüd ma olen juba piisavalt vana, et ma ka tean, et kõik teised on ikka ka väga tegevad. Aga ja tunned seda konkurentsi, et maailmas ikkagi on väga tugev konkurents teil paraolümpial või üldse paraspordis? Jaa, kohe kindlasti ja see konkurents, see tase paraspordis, see tõuseb iga aastaga, et kui ma alustasin, siis see ei olnud pooltki nii kõva, kui ta praegu on. Et reaalselt iga aastaga läheb aina kõvemaks see asi. Et kuna meil Eestis tõuseb populaarsuses samamoodi ka üle maailma, et see on paratamatu kõrvalmõju. Aga ma küsiks siia lõpetuseks ühe sellise viimase küsimuse, et tuleviku eesmärgid, mis on su praegu, mis sa näiteks oled pannud oma järgmiseks 5-10 aastaks sellised pikaaegsed eesmärgid? Ma üldiselt väga palju niimoodi pikalt ette ei mõtle, et tõsi, ma olen nüüd võtnud eesmärgiks osaleda ka järgmistel paraolümpiamängudel Los Angeleses 3 aasta pärast juba. Aga peale seda ma ikkagi tahaksin, et Eestis ütleme see parasport peale mind ära ei lõppeks, et tuleb ikkagi tööd teha, et me pildis oleksime, tuleb käia koolides rääkimas, et ka järgmised põlvkonnad teaksid, mis asi on parasport, et see ei jääks niimoodi unustusse või niimoodi varju olümpiaspordi kõrvale, et nagu enamus riikides praeguseks on juba, siis parasport ja olümpiasport liiguvad paralleelselt kõrvuti, et ma tunnen, et ikkagi see on see koht, kus mina saan Eestis nagu oma osa ära teha, et käiagi rääkimas ja olla pildis, et see jah, ära ei kaoks. Aga tunned sa, et aastate jooksul see on paremaks läinud, see teadus on tõusnud? Kohe kindlasti ja see on pöörane on mõelda, kui palju see muutunud on juba ainult minu aktiivsete aastate jooksul. See tõesti on päris palju muutunud ja iga aastaga muutub ka. Ja näed, et juba 10 aasta pärast on see veel 100 korda suurem ja see teadus ja kõik, et nagu liigub ainult paremuse poole praegu. Praegu küll, jah. Loodame, et edaspidi ka. Loodame, jah. Aga suur aitäh, et sa siia tulid. See 25 minutit läks ikka mega kiirelt. Tundus nagu ainult paar minutit. Ja meie sooviski tänada. Meil on siin Karutalu šokolaadid. Ossa läks. Väga palju erinevad sellised kujundid jäksad, et saab palju maiustada. Aitäh, maiustada mulle ikka meeldib. Suurepärane, aitäh sulle!